No aga selleks, et üldse tulu teenida, selleks peab leidma endale head investorid, kes oleks nõus sulle rahaliselt ikka kõla alla panema. Priit, teie õpetate täna sellist asja nagu ärikiirkohtingu käigus siis ennast nii-öelda müüma, presenteerima. Kui mitme minuti jooksul ma pean enda kohta rääkima seda, kui hea ma tegelikult olen? No selle formaadi kohaselt on tegelikult sul aega 1,5 minutit, ehk siis 90 sekundit. Mis inimesi ei jõua midagi öelda, eestlased ei jõua veel ennast suudki lahti teha ja siis on juba kõik läbi. Sellepärast peabki seda asja esiteks harjutama ja tegelikult see 1,5 minutit on arvatust palju pikem aeg, ehk et tihtilugu inimesed seisavad lõpuks hoopis probleemi ees, et issand, mul on nagu minut aega räägitud ja ma ei tea, mis ma siis veel oskan selle aja jooksul öelda, et tegelikult nagu kõnedegagi on, et 1,5 tunnist kõne on palju lihtsam võib-olla pidada kui 10-minutilist või minutilist kõne, et sa pead nagu kõige olulisema enda kohta välja tooma ja ennast teise jaoks huvitavaks tegema. Ja see minut ongi see, et sa ei jõua nagu sisusse väga minna, aga sa pead sellise nagu kontakti looma, et sinuga oleks pärast huvitav seda teemat jätkata. Teil on Tallinn City's, Priit, aega praegu 1,5 minutit ennast müüa meie lugejatele, keda on umbes 200 000. Öelge, miks nad peaksid näiteks teie koolitusi kuulama, miks nad peaksid teie juurde tulema, miks teie olete kõige parem? Ma siinkohal jätan nagu ennast mängust välja ja kasutan siis võimalust JCI-d ja JCI Tallinnat organisatsiooni tutvustada, ehk et nagu meie missioon ütleb, et me tahame olla maailma juhtiv noorte inimeste võrgustik selleks, et noored inimesed saaksid endas avastada ja arendada potentsiaali. Ja kui Tallinn City lugeja vaataja tunneb endast ära selle sihtgrupi, ehk et ta on 18–40 minutini, tähendab 18–40 aastane inimene, kellel on mingisugune ambitsioon, kas Eestis oma kontaktvõrgustikku laiendada, veel parem, kui tal on ambitsioon välismaale minna, siis JCI on suurepärane koht, kus enda ambitsioone nagu rahuldada, enda kontaktvõrgustikku laiendada ja ise inimesena kasvada. Sest tegelikult äri läheb paremaks siis, kui meie äritegejatena läheme paremaks. Niisugune näebki välja see 1,5 minutit, kuidas inimene peaks ennast tutvustama. Aga miks inimesed siis seda ei oska? Seda ju väga keeruline teha ei ole. Kui ma teid kuulasin, mõtlesin praegu, tegelikult iga inimene oskab enda kohta seda rääkida. Mina oskan ka rääkida täpselt samamoodi 1,5 minutit selle kohta, miks Tallinn City on kõige parem portaal ja miks inimene seda kindlasti peaks lugema ja vaatama. Et aga mis inimestel viga on? Ma arvan, et esimene küsimus on see, et tegelikult peaks ennast asetama nagu teise nagu vestluspartneri rolli, ehk et mis on temal oluline teada sinu kohta. Ja natukene tegelikult ma arvan, et inimesed ei mõtle selle peale, et mis siis päriselt nende konkurentsieelised on, miks peaks nendega äri tegema, miks nad on huvitavad inimesed. Ehk siis natukene tuleks tegeleda esmalt nagu eneseanalüüsiga, oma ettevõttega kindlasti, et see USP või Unique Selling Point või seda nagu nimetatakse erinevalt seda akronüümi, aga see tuleks endale kõigepealt selgeks teha ja kui sa suudad ka ainult selle 90 sekundiga inimeseni toimetada, siis sealt see kontakt algab ja sa saad nagu laua taha pikemalt rääkida. Oleme nüüd ausalt, meie probleem ikkagi eestlastena on see, et me oleme loomult sellised põhjamaalased, väga tagasihoidlikud, me ei müü kunagi, ei ennast ega oma teenust, me pigem ütleme, mis nüüd mina. Kas see on kõige suurem viga, mida inimesed tavaliselt tehakse, on selline liigne tagasihoidlikkus? USA-s ükskõik millisel müügikohtumisel või mõnel muul kohtumisel inimesed muud ei teegi, kui selle 1,5 minutiga, mis inimesed kohtud ennast müüvad. Tagasihoidlikkus tegelikult minu arvates ei ole müügis üldse ilmtingimata halb. Minu meelest on tänapäeval paljudel müügiinimestel hoopis probleem see, et nad räägivad liiga palju. Tegelikult peaks olema, nagu meil on ka tänase formaadi kohaselt, on tegelikult 1,5 minutit on sul rääkida ja 1,5 minutit on sul kuulata. Ja tegelikult ma ütleks, tähtsam on isegi eriti hea on see, kui sa oled teine rääkija. See tähendab, et sa 1,5 minuti jooksul kuulad ära, mis on sellel teisel inimesel öelda ja siis oma juttu kohandad vastavalt sellele, mis tema välja tõi. Ehk siis sa tegelikult saad need argumendid, millega ennast müüa, saad selle teise inimese käest, mis tema jaoks on oluline. Ei ole sellist asja nagu universaalne müügikõne, et mina ütleks, et tagasihoidlikkus pigem sellega ei tohi ületuseerida, aga ma ütleks, et inimesed pigem õppige kuulama, et küll siis rääkimine ka tuleb paremini välja.
No aga inimesed ei julge ju eriti midagi küsida, eestlased on ikka sellised vaikselt, hoiavad kuidagi oma nurka ja see ei ole üldse mitte minu väljamõeldis, vaid et see on selline tavapärane praktika. Ma ei tea, kas teile tundub ka või on hoopis teistmoodi kõik? Tegelikult on hoopis teistmoodi kõik. No ma arvan, et esimene küsimus on, et osata ka õigeid küsimusi küsida, eks, et mitte küsida kas-küsimust, millel on võimalik jah-ei vastust anda, vaid küsida selliseid küsimusi, mida inimene hakkab kirjeldama. Mina sinu käest küsin, et ma ei tea, mida sa loed või kes on sinu eeskujud, eks, ja läbi selle inimene tegelikult avab ennast hästi kiiresti. Ja teine asi, et inimene läheb tavaliselt põlema oma mingisuguse tõsise asja peale, sina läksid selle peale, et Tallinn City on maailma kõige parem portaal, eks ole. Absoluutselt on. No just niimoodi, et sul on nagu oma asi müüa, eks. Et igal inimesel on see. Ja ma arvan, et kellel seda ei ole, siis peaks mõtlema, nagu, mis see asi oleks. Või et äkki siis tegeleb vale asjaga, peaks valima mingi sellise valdkonna, mille peale sa ise põlema lähed. Aga kuidas julgeda öelda, et ma olen jube hea? Inimesed ikka mõtlevad, et ma ei tea, kas ma ikka olen nüüd nii hea. Kindlasti on veel palju paremaid ja mina olen ainult üks selles reas. Aga jäta see kellegi teise otsustada. Sina räägid oma lugu, eks. Tema hindab, ja lugu peab hea olema, mitte see, et kas sa ütled, et ma olen hea või mitte. See ei pea nagu seda minu arvates sa ei pea seda ilmtingimata sõnadega välja näitama, et sa oled jube hea. See, kui sa oma tootest või teenusest või endast asjatundlikult räägid, see tegelikult näitab juba kaudselt ära, et sa tunned seda, mida sa teed ja see, kuidas sa seda presenteerid. Kui sa ütled sõna-sõnalt välja, ma olen jube hea selles, siis see võib-olla isegi mõjub nagu natukene diskrediteerivalt, et mida sa nüüd nagu kiitled, aga sa näitad välja, et ma tean, mida ma teen ja jätadki, nagu Ott ütles, selle teise inimese otsustada, et inimesed, ma arvan, reeglina siis vestluspartner on ka ikkagi intelligentne inimene ja mõistab, kui sa saad asjast aru. Kokkuvõttes, mida me siis soovime inimestele, et nad edukalt kontakte looksid? Julgust, oskust kuulata? Jaa, väga õige, oskust kuulata ja tegelikult siis nagu enda pakendamine või siis enda selline tugevuste selgeks tegemine on ka äärmiselt oluline. Ja ma arvan seda ka, et inimesed ostavad silmadega või kõrvadega, et rääkida... Pead ikka ilus olema. See asi peab olema, ma ei tea, et kui sa Ameerikas seletad, mis asi on Eesti, hästi raske on seletada, aga tood ameeriklane siia, ta saab aru, mis see Eesti on. Sama lugu on enda oma toodete, ma ei tea, tegevustega, et kui sa suudad inimesed sellesse protsessi nagu tõmmata, ja kui me räägime üldse vabatahtlikust tööst, nagu see JCI ja tema projektid on siin, ma ei tea, rat-reisid või muud sellised, et seal on ju ka, kui sa ütled inimesele, et sa pead tegema seda, ta kunagi ei tee. Aga kui ta ostab ära nagu selle mõtte, miks midagi tehakse, siis ta tuleb ja nii-öelda vabatahtlikus korras antud jah-sõna on ju palju rohkem kui palga eest antud jah. Kena, suur aitäh ja me siis loengut ootan. Suur tänu. Aitäh.